Mina Rebecca ja õpin Eesti Lennuakadeemias teisel kursusel info- ja telekommunikatsioonitehnoloogia erialal. Info- ja telekommunikatsioonitehnoloogia tudeng võiks olla inimene, kes on julge pealehakkaja. Ta ei karda ennast panna teadmatusesse, et tegeleda asjadega just tehnoloogia valdkonnas, millega pole varasemalt kokku puutunud ja tihtipeale ka näiteks elektroonika ja raadiotehnoloogiga, millega väljaspool Lennuakadeemiat siis ei puutu pea üldse kokku. Õpe on esimesest kursusest saati vägagi mitmekülge, koosneb siis üldainetest, milleks on ka siis matemaatika, füüsika, kui ka lennundust tutvustavad ained. Ja teise kursusel olles lähed sa juba süvitsi tegelikult telekommunikatsioonimaailma. Sa tutvud seirealustega, elektroonikaga täpsemalt või ka mehhatroonikaga. Seega valdkonnad, milles ma saaksin siis tulevikus töötada, on väga-väga laiad. Ehk siis praegu hakkame testima, mis elektroonilist müra siis hetkel pardal olevad seadmed tekitavad, et siis teada, et mis sagedustel võivad tekkida mingisugused häires. Info- ja telekommunikatsioonitehnoloogia teisel kursusel olles on minu jaoks kõige ägedamad 2 õppeainet olnud siis telekommunikatsiooni alused ja seirealused, sest need on täpselt üks-ühele sellega, mis me siis päriselt ka õpime. Mind ennast huvitab selle juures kõige rohkem see, et õppejõud ise on pikalt töötanud valdkondades ja nad räägivad omast kogemusest ja nad oskavad lisaks teoreetilisele tuua ka väga palju praktilisi näiteid, räägivad põnevad nendest asjadest, et sul endal tekib ka huvi edaspidi õppida ja uurida nende asjade kohta rohkem. Eesti Lennuakadeemias on väga väike kogukond inimesi, kes huvituvad lennundusest ja nende koos olles tunned, et vau, nad tõesti inspireerivad sind, soovitavad sulle, mida teha, kuhu vaadata, mis valdkonnaga tutvuda, sest koolisiseselt sa tuled kooli teadmisega, et sa lähed ühte eriala õppima, aga tegelikult sa ei kujuta ette ka, kui lai valdkond sinu jaoks avaneb.